Kas tohib küsida ühe küsimuse? Jah. Mida te teate Euroopa regioonide komitee tegevusest? See asub Belgias, Brüsselis. Kas te teate, millega tegeleb Euroopa regioonide komitee? Eks nad tööd teevad, ma arvan. Mis te arvate, kas Euroopa regioonide komitee saab Eesti asja ajada? Tervelt 90% eestlastest ei tea, mis asutus on Euroopa regioonide komitee ja mida seal tehakse. Anname sõna komisjoni liikmetele Eestist. 2015 aastal siis valiti Eesti poolt mind Euroopa regioonide komitee liikmeks. Regioonide komitee on nõuandva staatusega alaline organ, mis moodustati Maastrichti lepinguga. See siis on lihtsalt öeldes kohalike omavalitsuste ja regioonide hääl Euroopas. Osaleb siis õigusloomes sellisel kujul, et kui õigusakt puudutab kohalike või piirkondlike omavalitsuste temaatikat, siis küsitakse regioonide komitee käest arvamusi. Vaatab läbi komisjoni ettepanekuid ja annab neile siis oma hinnangu, omad ettepanekud. Komitee võtab aastas umbes 50-60 arvamust vastu. Kõige tähtsam regioonide komitee töös on olla raportöör. Mina olen ka ühe arvamuse siis raportöör, kus oli määratletud just see, et kui palju ja kuidas saab kasutada siis ka Euroopa Liidu globaliseerumisega kohanemise fondist vahendid selles osas, kui näiteks juhtub midagi kohtade peal, kas liikmesriigis, ja seal olid ka konkreetsed näitajad selles osas, et kas oli 1000 inimest peab olema siis saanud koondatud või siis ka number oleks ka väiksem, eks ju, siis minu arvamust on esmakordselt sisse see, et võiks olla ka väiksem, et kuskil see piir võiks olla 500 juures, siis tänu sellele on ka avatud võimalus ka siis, ütleme, kas või Eesti taolisel, kui Kirde-Eestis on probleeme, siis ka, ütleme, kasutada teatud selle fondi rahasid. 15. raporti kaitsjana Eestist pandi 8. veebruaril 2017 kirja Rae vallavanem Mart Võrklaev. Suurandmete halduse, jagamismajanduse teenuste ja rakenduste. Ma kaitsesin oma esimese raporti, teemaks siis telekommunikatsiooni pakett. On hoogustada Euroopa digitaalmajandust ja konkurentsivõimet. Selle põhiteemad on siis 5G võrgu ehitamine, arendamine, gigabitti ühiskond, et tagada siis ülikiire internet Euroopas kõikidele, siis Wi-Fi for EU teema, mis võiks enim pakkuda huvi omavalitsustele, kui siis omavalitsustel on võimalik avalikel aladel luua tasuta Wi-Fi võrke Euroopa siis seda rahastada. Ühtlasi peame mõistma, et me ehitame hetkel tuleviku taristut. Kui olla ikkagi ise raportöör, siis on võimalik selle arvamuse sisu ikkagi väga tugevalt ka kujundada. Sooloprojekti nagu päris ei ole. Sa mingid ettepanekud teed, mingid seisukohti võtad, siis ei saa olla kuidagi nüüd konkreetselt sinu riigi või sinu mingi isiklik agenda, vaid sa pead arvestama seal sellega, et ka ülejäänud Euroopa riikide kohalikud omavalitsused, regioonid selle heaks kiidavad. How should we decide on that? And that is the problem. The moment we will start for the member states and their institutions pushing trends less, we need the municipalities to feel responsible. Eestil on ka selline digiriigi ja e-riigi kuvand, et siis ikka kuulatakse, küsitakse, kuidas Eestis on, saab tuua teatud näiteid oma kogemuse pealt, et see kindlasti siin seda jõudu kogu teemal juurde annab. Et pigem me oleme ikkagi sellises nõuandvas rollis ja sellises abistavas ja mõnes asjas ka suunavas.